jätkub Raivo ja Kaidi reis imelisel Islandil. Liikusime mööda lõunarannikut, edasi Reykjaviki suunas. Vägevad liustikud jäid selja taha ning eespool ootasid meid mitmed joad. Kõik alles hakkab roheliseks minema, Islandil on kevad. Svartifossi ehk Musta joo äärde tuli mõnda aega jalutada. No natuke veel, siis peaksime olema Svartifossi juures. Kogu aeg mäest üles. Väike hea trenn. Muidu sõidad kogu autoga, liigutada ei saa vaata. Vahepeal tuleb jalutada ka. See on üks populaarsemaid vaatamisväärsusi Vatnajökulli rahvuspargis. Oma nime sai juba musta värvi laavasammaste järgi, mis seda ümbritsevad. Seda sama mustrit on kasutatud ka Hallgrímskirkja kiriku ehitusel Reykjavikis, mida me plaanime külastada hiljem, siis kui pealinnas oleme. No kallis, kas see matk tasus ennast ära? Jaa, see on väga võimas vaatepilt, nii et mäest üles, mäest alla nagu kardiotrenn ja ilus vaatepilt selle tipuks. Rahet sajab alla ja valgeks läks maa. Kallis, lähme nüüd alla. Alla on alati kergem minna. Alla lähme tantsides. La. Ja hüpsti-hopsti. Selline magustoit, skürr. See on üks Islandi rahvustoitudest, mida süüakse vahepalladena või siis magustoiduna. Ta on kuupiimalaadne maius ja täidab hästi kõhtu. Kallis, sina pead ka seda maitsma, mina olen seda juba maitsnud. Maitseme. Ega see matk tegi kõhu tühjaks, nii et nüüd tuleb jälle tankida. Nagu tavaline jogurt ütleks. Eestis on ka seda või? No, see on parem. Ulke kuind, see on originaal. Eesti oma me ei ole veel proovinud. Kõhud täis, liikusime edasi. Nägime veel mitmeid väiksemaid jugasid ning lõpuks otsisime omale ööbimiskoha. Eile siis hakkasime siit linnast sõitma hommikul. Kaidi oli roolis, sõitsime siit mööda rannikut, ilm oli super ilus, päike paistis ja kui päike paistab, siis see on ikka sama soe kui Eestis, ainult et tuul on jahe. Aga paar nukatagust olid sellised, kus tuult ka ei olnud. Kulgesime siit mööda seda rannikut, Öfnis vahepeal tankisime ja siis siin kusagil vahepeal täpset kohta ei oska öelda. Tegime ööbimiskoha. Ja täna hommikul ärkasime varakult, saime kõhud täis, hakkasime liikuma ja esimene asi, mida me nägime, oli kohe liustikujärv ja mere ääres liustikujäätükid. See oli väga ilus ja äge, et üldse see liustik, et siit tuleb hästi palju neid alla, neid harusid nii-öelda. Ja alguses me käisime iga selle haru juures, kuni lõpuks siis leidsime ka sellise, kus see haru oligi nii-öelda maapinnaga kontaktis, et me saime sinna peale minna. Ja seal lausa tehti raha eest olid tuurid nagu, giid viis nad jää peale ja said seal kõndida. Päris äge tundus. Kahjuks ei oska öelda, palju see maksta võis, aga tundus äge, et teinekord võib-olla peaks ise ka ära käima. Ja nüüd siis sõitsime edasi, oleme siin enne Vikki ja oleme Katla vulkaani
laavaväljadel. Et siin ilmselt täna enam ei liigu, võtame rahulikult, mingi hetk sätime ennast tuttu ja homme on varajane äratus ning siis liigume edasi. No tere hommikust! Kell on 5 ja nägu on juba enam-vähem korras, et ei ole enam padjanägu peas. Keetsime vett ja on aeg putru süüa. Kohvi tõmbab ka mõnusasti. Väljas on ilus vihmane ilm. Ja täna on esimene niuke, tundub, et tuleb kehva ilm. Terve päev sajab. Aga õnneks meil on juba enamus asjad nähtud, et viimased asjad seal Reykjaviki juures on vaja ära näha. Et neid saame ka homseks planeerida omale, nii et tuleb lihtsalt ise ümber mängida plaanid. Vastavalt ilmale, nii nagu Islandil käib. Siin käib kõik ilma järgi. Mitte naine ei ütle, kuidas on. Ilm ütleb, kuidas on. Lennukis asjad muutuvad. Teadis. Põhiline. Hommikul hakkasime sõitma ja Raivo kuulis, et mingi imelik heli. Jäime seisma ning üks rehv oli tühi. No aega võttis, aga nüüd oleme jälle teel. Sai õnneks ära vahetatud ja vaatasin, rehv oli veidike liiga täis, et eks bensukas kontrollime rõhust ka üle ning eks siis teavitame ka rendifirmat, et vaatame, mis nad vastavad. Ilmselt peame midagi neile juurde maksma, aga olles siin Islandil juba olnud nii pikka aega, siis ma kardan, et ega see odav lugu ei ole, aga eks siis paistab. Selja taga on meil Musta Liiva rand ja kohe lähme Oovast vaatama. Siin on nagu täiesti lage maa ja siis on lihtsalt üks suur mägi. Lihtsalt teisel pool mäge on ka nagu täiesti lage ja see on lihtsalt keset nagu lagedat platsi on üks suur mägi lihtsalt. Näe, vot selline näeb see välja siin. Ümberringi on kõik lage ja siis lihtsalt on niuke kõrgendik. No nii, see teerada viis ainult mäkke. Vaatasime kaarti, et Koovas asub ikkagi veel umbes, ma ei tea, pool kilomeetrit mere poole, nii et me sõidame natukene edasi. Sinna kusagile, sinna sõidame. No kallis, kas kardad ka või? Jaa, see on näha, et see on vajunud. Sa arvad, et trollid on kodus või? Trolle ma ei karda, aga ma kardan, et üks kivi kukub ja siis kukuvad üle kivid ka. See ikka on korralikult siin vajunud. See ongi nagu mingi liivakivi või mingi väga habras kivi igatahes. Ongi kõik sinna kaugemale see ei lähe. Selline ta meil siis välja näeb. Edasi ei saanud, seal oli, see länki sügavamale. Kallis trolle ei olnud kodus. Kaja sõi. Peaaegu. Kaja. Trolle ei olnud kodus. Siis tuleme neile ka. Aga päris võimas, No nüüd oleme siis Musta Liiva rannas. Meri vahutab ja keeb. Päris võimsad lained on küll.
tuul on ka hästi tugev, et täna on niisugune vihmane ilm, et tuleb GoPro'd kasutada. Lähme vaatame, mis me näeme siis. Reinis Fiara on maailmakuulus mustaliiva rand. National Geographic on valinud selle ranna top 10 hulka, mida külastada. Ning siin on filmitud ka droonide mängu 7. hooaja stseene. Kuna siin on isegi kuiv see kivi. Rand on ka väga ohtlik oma lainete pärast, mis liiguvad palju kaugemale maale, kui võiks arvata. Külastajad peavad hoidma oma distantsi veest ning jälgima tähelepanelikult laineid. Igal aastal on õnnetusi, kus laine viib inimese kaasa. Paljud neist lõppevad surmaga, kuna vesi on jääkülm ja hoovused tugevad. Nüüd tuleb! Siin on hoiatusmärgid ka, et liiga lähedal ei tohi minna. Ja ega meil tuligi üks hästi suur laine ja laksti jalanud märjad, sokid märjad ja mõlemal, kuigi mina olin veel rohkem mere pool. Aga Kallis sai ka oma jalad märjaks, nii et nüüd me oleme autosse ja võtame jalanõud ja sokid ära ning hakkame kuivatama ennast. Jah. Et tänane päev algas meil vihmaga, siis läks meil rehvkatti ja nüüd on meil jalad märjad, nii et kõik halvad asjad juhtusid täna juba ära. Nüüd on kõik ainult head asjad. Täielik koera ilma nõues. Saime oma jalad kuivaks ning jõudsime järgmise joa äärde. Ei tea, kas sinna taha hakkab ronima. Tänaseks on piisavalt niiske värk siin kõik. Skowafossi juga on 15 meetrit lai ning 60 meetrit kõrge. Päikselise ilmaga võib siin tihti näha lausa 2 vikerkaart. Vihma sajab nii, nagu talvel tuiskaks. Täitsa niuke... Öeldakse, et Islandil on horisontaalne vihm, siis praegu tundubki nii, sest piisad jäävad klaasi peale ka horisontaalselt. Et täitsa väga värk. Svartifossi joa äärde pidime jalutama, aga ülejäänud jugasid saime vaadata ka autoaknast. Kuna ilm oli kehva, siis joa lähedal me ei käinud. Seljalandsfoss on kuulus oma piltide poolest, mis on tehtud joa tagant. Juga ise on 60 meetrit kõrge. Sattusime oma teel ka väljanäitusele, kus näidati täpselt ära, mis Islandi saare all toimub, millised vulkaanipursked on minevikus olnud ning kuidas need protsessid täpsemalt toimuvad. Kallis, see on magmakamber, et ta teaks. Kallis, kardad ka juba või? Kallis ma ei karda, aga see on väga hästi tehtud muuseum. Ja see on nagu päris. See tekitab sellise tunde, et see maapind sul siin muuseumis väriseb ja kõik need asjad liiguvad nii, nagu oleks päris. Nii et kui ma oleksin muuseumis käinud kõigepealt ja siis läinud mägedesse, siis mul oleks kogu see pilt jooksnud, ma arvan, et... Siis sa poleks julgenud mägedesse minna? Jaa, head me tegime seda nagu vastupidi. Maapind tõuseb.
päriselt sa näed, kuidas su maapind tõuseb ja liigub niimoodi. Mis päeval meil lennuk läks kallis? Kas me saame juba kohe minna lennukile? Ei, veel ei saa. Me jõuame veel mõne vulkaani otsa. Ei, kõik on hästi lihtsalt, et väga hästi on siin tehtud ja sul tekib nii hea kujutuspilt sellest päriselt. Kukub kokku, jah? Siin maapind pigem vajub. Lumi sulas ära nägid. Siin maapind vajub, saad aru, jah? Tõsiselt see on nii võimalik. Kallis, nüüd on seal liustikud. Need samad liustikud, kus me eile käisime nii rahulikult. Jaa, täpselt. Jalutasime, tegime pilte, naeratasime. Aga kui sealt laine oleks tulnud või mingi, see ei oleks mõtet isegi joosta olnud. Oleks pidanud viimased pildid kähku üles postitama Facebooki. Ja siis ei oleks meid ka siin olnud praegu teadmisega, mis meie jalgeolek oli. Me oleme siin suveniiripoes, siin on väga ilusad asjad. Kõik on kogutud kohalikust villast, mis on väga pehme ja soe ja mõnus. Aga selle väikse mütsi hind on 79 eurot kõigest. See on turismilõks. Raivo, vaata, ma leidsin sellise nahast rahakoti. Mis sa arvad, kelle nahk see on? Vaata, ta on täitsa päris pehme. Rotinahk 2 eurot. Kallis. Islandil ei ole rotte, siin on kalu hästi palju ja see on kalanahk, värvitud kalanahk. Me ei tea, mis selle hind on, seda ma ei leidnud, aga see on kalanahast rahakott. Tada! Käisime, vaatasime laavanäitust siis, ehk siis kuidas vulkaanid toimivad ajaloost, millal pursked on toimunud ja nii edasi. Seletati kõik üksi pulgi lahti, et täitsa põnev oli. Ja siin samas oli ka nännipood, et käisime seal. Küll mega kallis, selles mõttes Eesti mõttes. Et kui mingi teesärk maksab 50 eurot ja kaps on umbes 200 eurot, aga midagi siiski asjame.